Jah, minu nimi on Helleka ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus, võib-olla kõik ei ole sellest kuulnud veel, on nüüdseks umbes 5 aastat vana organisatsioon. Ja mis me teeme on, me pakume organisatsioonidele tuge näiteks toote teenuse disainis, turundus- ja kommunikatsioonisõnumite seadmisel või ka organisatsiooni kultuuri arendamisel. Ja kuidas me seda teeme, on läbi antropoloogilise pilgu. See tähendab seda, et meie projektid kõik algavad uurimistööst, aga sellisest uurimistööst, kus me ei otsi numbreid taga, vaid me keskendume just miks ja kuidas küsimustele. Selleks me lähme inimeste juurde, kui see vähegi võimalik on, räägime nendega, veedame pikemalt aega, vestleme, teeme midagi koos ja üritame läbi selle aru saada, et milline on nende maailmapilt, mis mõjutab seda, kuidas nad midagi teevad või otsustavad. Ja koos selle kontekstiga ja empaatiaga, mis meil selle inimese vastu temaga koos midagi tehes tekib, saame me ka mõista paremini tema maailmapilti, tema väärtuseid, hoiakuid, mis mõjutavad peaaegu kõike, mida ta teeb, ja aidata ka parimaid lahendusi leida. Ja üks selline oluline lähtepunkt meie töös, nagu on öelnud ka antropoloog Margaret Mead, on, et mida inimesed ütlevad, mida nad teevad ja mida nad arvavad, et nad teevad, võivad olla täiesti erinevad asjad. Ja seda mitte üldse sellepärast, et inimesed kuidagi tahaksid valetada. Nad lihtsalt ei teadvusta alati seda, mida nad teevad. Et meil on teatud hulk selliseid õpitud vastuseid ja ka käitumisviise, mis on meis juurdunud meie kultuuris ja mida me ise taastoodame, aga ka kogu aeg kasutame ja loome ka uusi. Ja seetõttu ongi oluline just natukene inimesse rohkem süveneda, kui lihtsalt küsida võib-olla ühe ankeedi teel, et mis ta teeb. Teine oluline koht, millesse me usume, on, et inimesed ei ole nii ratsionaalsed ja loogilised, nagu meile meeldib mõelda. Et meie otsused ei ole sugugi läbimõeldud ja sellised just ratsionaalsed. Et tegelikult meie käitumist juhivad väga palju sotsiaalsed normid, tavad, seesama kultuur, mis on all, samamoodi emotsioonid. Kas täna on ilm külm, kas ma sain magada, kas mul on kõht täis, hoiakud ja väärtused, mis on meil lapsepõlvest kaasa antud. Ja täna siin ma pidin rääkima prügist natukene ja sellega seotud harjumustest. Ma toetun osaliselt ühele uuringule, mis me tegime küll juba mõni aasta tagasi, aga mulle tundub, et see ei ole oma aktuaalsust kaotanud, et uurisime inimeste prügikäitumist Tartus Ülejõe linnaosas. Ja selle raames siis suhtlesime tavainimestega, käisime neil kodus, sõna otseses mõttes pildistasime nende prügikaste. Käisime ka jäätmejaamas, Taara punktides sealsete operaatoritega rääkimas, suhtlesime jäätmeveofirmadega, linnaametnikega, kes selle teemaga tegelevad ja nii edasi. Ja kui siin nüüd tulevad mõned järgmistel slaididel kursiivkirjas tsitaadid, siis need ongi selle uuringu raames inimestelt kogutud, et te siis teate. Me alustasime tookord sellest, et mis üldse on prügi inimeste jaoks. Kasutasime prügisõna jäätmete asemel, sest see on selline suupärasem. See on see, mida me tegelikult ju kasutame kõik, et kui palju me ikka igapäevaselt räägime, et viime nüüd jäätmed välja näiteks. Ja tuli välja, et ega inimesed ei ole väga palju mõelnud selle peale, mis see prügi on või mis hetkel saab prügist prügi, et kui mul on banaanikoor laua peal, kas ta siis on juba prügi või ta saab prügiks sellel hetkel, kui ma otsustan, et ma viskan selle prügikasti ja kas prügi võib muutuda mitte prügiks uuesti ja nii edasi. Aga 3 sellist kõige olulisemat või kõige levinumat definitsiooni, mis välja tulid, olid, et prügi on ebavajalik, oma algupärase otstarbe kaotanud, prügi on ülejääk ja prügi on tehislik või keskkonnale ohtlik. Ja selgelt tuli välja, et prügi on probleem, sellepärast, et prügi võtab ruumi, prügi haiseb, määrib, on ohtlik.
Ja prügi on ka teatud mõttes tabu teema, et see on seotud sotsiaalse staatusega, ega sellest väga ei taheta rääkida ja kui sa pead prügiga kokku puutuma, siis see ei ole väga meeldiv. Et ega väga isegi ei taheta sellest rääkida. Ja selge on see, et prügi on vaja ära visata. Et prügi on probleem, kui ta on mulle lähedal. Kõige rohkem on prügi probleem, kui ta on mul kodus või kui ta on näiteks minu kodutänaval, siis ma võib-olla võtan prügi üles, viskan ära. Inimesed, kes käivad palju metsas, nende jaoks on prügi probleem ka metsa all või kodulinnas. See, kui palju nüüd mõeldakse globaalse konteksti ja keskkonna peale, ookeani peale, on väga erinev. Et üha rohkem on see muidugi levinud, aga siiski kõik ei pane seda enda igapäevast prügi käitumist sellesse laiemasse konteksti. Rääkisime ka sellest, mis ei ole prügi. Kusjuures huvitav oli see, et kui me läksime jäätmejaamadesse ja ka Taara punktidesse, Taara operaatoritega rääkima, siis nemad ütlesid, et see on täiesti mõttetud, miks te siia tulite, meie ei tegele prügiga, et need on ju, see ei ole prügi, et need on Taara ja jäätmed, mis lähevad taaskasutusse, et see ei ole prügi. Ehk siis see, mida saab ümber töödelda, ei olegi prügi. Seda ütlesid ka paljud tavainimesed, näiteks meil on ikkagi veel üsna levinud klaaspurkide alles jätmine, neisse hoidiste tegemine ja nii edasi. Ja see on tegelikult ju positiivne uudis, et kui prügist saab midagi teha või selle eest saab otseselt raha, siis see äkki ei olegi enam prügi. Ja siin on ka mõttekoht tegelikult, et kui me räägiks rohkem prügist kui ressursist, võib-olla see aitaks. Et miks me ikkagi räägime prügi sorteerimisest, et kui prügi on miski, mis on väärtusetu, siis miks ma peaksin seda kusagile eraldi panema või viima või mingit lisaliigutust tegema. Sest et näiteks Taara on ju juba iseenesest mõistetavalt väärtuslik, peaaegu kõik koguvad Taarat, isegi kui nad rohkem mitte midagi ei sorteeri. Aga praegu me ikkagi räägime prügist, lihtsalt see on selline väike mõttekoht, et võib-olla nagu näide sellest, kuidas sõnakasutus võib ka meie käitumist mõjutada ja vastupidi. Aga toon siia selliseid levinud põhjendusi mitte sorteerimiseks, mis siis inimesed on toonud. Need on kõik sellised üsna iseenesest mõistetavad, olete neid väga palju kuulnud. Näiteks ei sorteerita, sest et tingimused on halvad. Ehk siis lükatakse kellegi teise peale see vastutus, et konteinerid on kaugel või on täis. Konteineri avaused on väiksed, lähevad umbe, ei saa panna asju sisse või kodus ei ole ruumi, et hoida mitut prügikasti. Siis on, ei sorteeri, sest ei ole harjunud või ei oska. Alati on tehtud teisiti, see on just vanemate inimeste argument, et mis ma siis nüüd hakkan tegema, et alati ma ei ole ju sorteerinud, ma olen lihtsalt ära põletanud oma prügi. Öeldakse ka, et ei teata, kuhu midagi panna. Levivad erinevad jutud selle kohta, kas pakendeid peab pesema või ei pea, kui põhjalikult peab neid pesema, kuhu ma pean panema pudeli, korgi ja nii edasi. Ja see kimbatus on isegi neil inimestel, kes tegelikult väga tahaksid sorteerida ja sorteerivadki, aga nad ikkagi ütlevad, et nad tegelikult ei oska, sest et info on väga segane ja väga erinev. Ja prügi sorteerimine mõndades ringkondades tundub lihtsalt imelik. Ehk siis läheb ka kokku selle, alati on tehtud teisitiga. Prügi ei sorteerita, sest ei usuta süsteemi. Väga laialt usutakse endiselt, et kõik kallatakse kokku. Ollakse nähtud, kuidas tuleb järgi üks auto ja paneb kõik papi ja olme segamini ja nii edasi. Mõned toovad ka välja, et prügi sorteerimine on ebaloogiline, sest et see ressurss, mis läheb selle taaskasutuse peale, on suurem. Ehk siis ei ole seda väärt, et näiteks tuuakse argument, et kui mul viiakse mingi prügiliik teise riiki väga kaugele, et siis see on tegelikult palju keskkonnakahjulikum kui see, et ma panen need kokku. Ja on ka selline üldine usaldamatus ja pettumus, seda nii riigi tasandil, et kas siis mina võin ju teha oma osa ära, aga et kindlasti edasi ei tehta sellega nii, nagu lubatakse või nagu õige oleks, et seesama lõpuks läheb kõik kokku. Või siis mina ju võin sorteerida, aga siis tuleb naabrimees ja viskab ikkagi tomati sinna papi konteinerisse, nii et ei ole mõtet.
Ei sorteerita, sest ei viitsita ja see ei huvita. Ja see on seotud sotsiaalsete normidega, et samamoodi, et kui mingis ringkonnas ei ole lihtsalt harjumust prügi sorteerida, see ei ole mingi teema, millest räägitakse või mida tehakse, siis seda ei tehta. Ja tihti on see seotud ka lihtsalt teadmatuse ja ignorantsusega, et lihtsam on neid probleeme isegi natukene eirata, kui süveneda sellesse, et kuidas kilpkonnad kannatavad, kui ma joogikõrt kasutan ja nii edasi. Ja ka teised prioriteedid, et ma olen kuulnud ka näiteks argumenti, et minust on maailmale rohkem kasu, kui ma panen oma energia teistesse asjadesse kui prügi sorteerimisse. Aga see on omakorda seotud sellega, et prügi sorteerimist nähakse kui midagi väga keerulist. Aga kuidas siis ikkagi muuta sorteerimine harjumuseks? Mina usun, et see on tegelikult võimalik, sest et me näeme ju, et näiteks taara äraviimine toimib väga hästi. Aga selleks on vaja nii inimeste kui ka siis seda süsteemi toetavate osapoolte koostööd. Prügi sorteerimine peab olema tehtud ülilihtsaks ja mugavaks inimese jaoks, sest inimene ei hakka ise välja mõtlema, kuhu ta peab minema, kui tal puudub see info või ta peab seda kusagilt otsima. Mõned meist teevad seda, aga mitte kõik. Ja süsteem peab olema selge ja ühtlane. Mitte nii, et ühe konteineri peal on ühesugune märgistus, teise peal teine, ühes kohas ma pean pesema pakendeid, teises ei pea. Ja põhjendatud. Põhjendatud on väga oluline, sest et inimesed tahavad teada, et see, kui nemad teevad selle lisasammu ja sorteerivad, et sellest on kasu. Nad tahavad näha, mis sellest edasi saab, et päriselt ka on olemas jaamad, kus sorteeritakse. Nad tahavad näha taaskasutusest tulnud tooteid, taaskasutatud materjalidest tehtud tooteid. Et selline kommunikatsioon just selles suunas, et päriselt ka näed, et sa sorteerisid, tegid seda, et sellest on kasu, me teeme ka enda osa ära. Ja ideaalis peaks see muutuma sotsiaalseks normiks, et see ongi normaalne ja see ongi harjumus, et me sorteerime prügi. Kui me seda ei tee, siis see on pigem imelik. Ja kuidas seda teha, võib-olla peaks ka mõtlema, et kas esiteks see peab olema odav ja võib-olla paljud inimesed tegelikult tõid välja meil selle uuringu käigus, et peaks ka olema tasustatud, et miks näiteks pakendi eest ei saa raha, kui ma viin selle tagasi, et võiks ju saada, siis võiks kindlasti, või et siis kodutud korjaksid ka pakendid kokku. Siia lõpetuseks tõin veel ka ühe tsitaadi ühelt noorelt naiselt, mis minu meelest iseloomustab väga hästi seda, kuidas harjumused saavad muutuda ja tekkida, et miski saab muutuda iseenesest mõistetavaks, kui seda toetada. Aga mul on aeg täis, nii et aitäh teile. Aitäh, Helleka. Tundub, et see on nii nagu matemaatika ülesannete lahendamine, et kui sa tead süsteemi, see on selge, lihtne, arusaadav, põhjendatud, loogiline ja kasulik, siis, ja sa harjutad seda ühtemoodi tegemist, ühtemoodi sarnast lahendust või lahendamist, sarnast ülesannete lahendamist sarnasel moel, siis lõpuks sellest tekibki harjumus. Nii võiks olla. Me saame lähemalt rääkida veel, ära mine, Tiit annab kohe ka kingituse pidulikult tuleb. Ma saan korra veel aplodeerida.